Saaremaal on kuulust venna, kellest räägitakse mõnda, noorem neiger vanem kõllus, kes ka vahest hullust möllas. Nii Joel, selline mäng esimest korda Saaremaal. Narva Transi võite, kuidas kommenteerid? Kindlasti väga hea tunne on, et teadsime, et tuleb väga võitluslik mäng, kuna võib-olla väljakulud ei ole nii head veel ja mõlemad olime selle tabeli põhjas, tahtsime kindlasti sellest mõlemad ära saada. Et teadsime, et siin läheb iseloomu vaja ja ma arvan, seda me näitasime ja ääretult hea meel on võidu üle. Kas oli tunne, et Trans ei olnud nagu mänguks valmis? Esimene poolaeg nad olid mitte eriti teravad. Kuidagi jah, see oli vähe üllatav, et võib-olla isegi esimene poolaeg oleks odanud neid võib-olla teist vastu panna, aga ma arvan, et seal on veel uus tiim ja eks neil läheb kokku mänguga aega aga jah, ütleme nii, et hea, et nad nii-öelda käima saanud, vähemalt saime meie oma punktid kätte. No nüüd on kahes mängus 2 väravat löödud, ühes mängus ei õnnestunud punkte tuua, teises mängus tuli 3 punkti kodu. Kuidas järgmine mäng, mis sa arvad? No sihukese loogikaga peaks 2 veel tulema, et eks järgmine mäng peaks vist Levadiaga olema, et see Levadia on praegu väga head vormi, neid on küll Rättel on seal vigane, aga ma arvan, et sellest võib hea mäng tulla ja kui kaitses ikka võitleme, siis ma ei näe varianti, et miks mitte sealt uuesti samamoodi jälle punkte võtta. Tahad sa kedagi täna esile ka tõsta või oli meeskonnatöö? Just kindlasti meeskonnatöö, et kõik võitlesid nagu üks tiim ja kaitseliinis kõik saime hakkama. Riido Reimann, Siim Palmi vigastuse tõttu pidi esile tulema ja kohe nullimäng, et kõigile poistele väga suur kiitus ja au, et super. Aitäh!